Tere, kui kõik kohal, kes tulid, kell on 1 ja alustame tänast istungit traditsioonilise õnnitlusega. Seekord on meil sünnipäevalaps rohkem kui tükki. Anna tagasi. Täna on sünnipäev Janek. Ja sünnipäev on täna ka, mitte täna, vaid jaanuaris ka teil. Eesti on poololeti kontrolli. Kas siin kõigil arvutid töötasid, keegi? No mul sai aku tühjaks just. Ma olen niisama kohal püsib. Staatus ootab. Üks katsi tahad sisse minna. Ma olen. Siseistungil. Vaata peab vaid seda algust sisse, siis tuleb see üleval on istung. Ja siis tuleb see sisenistungile sealt. Nüüd tuleb. Kus ma? Kaugtel ei ole seda. Kaugtel ütles. Ma pool peab siis käima. Jep. Aare. Ei, ma räägin väikelt. Okei, kohe. Aare on ka siin puhul. Ja oletasin ka. Kohal, jah? Vädim pool. Aare sisenist. Aare sisenist. Okei, ootame ära siis. Aga siin ma seda küll ei näe. Mulle tuli. Okei. Teamsi. Jah, Aare ilmselt on ikka kurstud, juba peab ka ennast kaameraga tõestamas. Ei, meil ju oli see viimased korrad kogu aeg olnud, et peaks ikka olema. Teil siin lõpetab ma kontrolli ära, siis Kadil ja Aarel palun näidata ennast Teamsi kaudu, et osalete istungil. Mina peaks näha olema, kas ei ole või? Tere. Näha ei ole, kuulda on. Okei, oota. Ma ei saa kaamerat maha. Kaamera on lubatud küll sulle muidu. On või? Okei, oota, ma vaatan, ma ei saa aru, miks on nii. Mul on küll.
ma olen praegu hädas, et jätkake, ma siin vaatan, kus see koht on, et ta mul siit ei luba seda kaamerat tööle panna. Aare ei ole vist, jah? Ma ei näe küll siin kuskil. Aare meid ise kuuleb. Kuskilt kaua. No kus ta meid sees? ei saa kuulda, kui ta siin sees ei ole. No siis Aare ei saa osaleda täna istungil, sest meil on selline kokkulepe olnud siin juba mõnda aega, et Kas ma nüüd kõik, olen kes Ei ole ikka. Hääl on väga tuttav. Hääl on olemas, jah. Hääl on tuvastatav. kokkulepe on varasemalt olnud, et hääle või mikrofoni ja kaameraga tuvastama. No alguses vähemalt näidatakse, et tegelikult on, ma vaatan, kuidas meil siin on sellest. Peab olema valmis tuvastama ennast mõlemat pidi, seal kirjas. Ja täpselt tõendada oma kohaloleku kaamerat ja mikrofoni. Okei, Kadi, eks sa saad ehk korda, aga Aaret siis me ei saa praegu ma ei ole Osalejast vist küll mind kinnitada. ei ole vist näha, mulle tundub või? näha ei ole. Ma proovi korraks niimoodi, et lihtsalt välja ja tule uuesti sisse. Proovi nii, et äkki ta siin laseb sul kaamera. Et Teamsist väljun või? Ja korraks Teamsist välja ja tule sisse tagasi. Ja süsteemis on sees, aga sellest ei Ei, ma saan aru, et see ei, keegi peaks siis arvama, Ainult COVID olemas, sest ei või. ei piisa, jah. Ma proovin taas. Ka sisse saab. Aaret, kai ma olen. Ma vaatan Covise kaudu, sa justkui osaled, aga sa pead suutma ennast, nagu sa tead, minu Teamsi kaudu ka nii kaamera kui häälega kinnitada. Kas sul on see võimekus? Okei, natukene aega ootame, aga muidu me oleme siis istungiga edasi, et seda vaatame. Okei, me vaatame 2 minutit, vaatame, mis siis tuleb siin. Okei. Ma teen ettepaneku, hakake peale, pange mind praegu puudujaks ja kui ma saan kaamera sisse, siis näete mind. Et ma ei tahaks, et te minu järgi ootate, aga mul on selle kaameraga mingi jama siin praegu, ma ei tea. Lubasime Aarele ka praegu 2 minutit, et ootame selle 2 minutit ära siis. Millest küll jätkama, võtame see 2 Kas sa minutit. telefoniga proovi sisse tulla ka juhtud? Jah, see on ka variant. Aga võib-olla on lihtsam. Siis. No kas mind on nüüd näha? Mis nüüd toimub? Kajaga. Ta on nagu arvutis ka see. Kohe. Oota, aga seda. Seda on siin sellega ka sees. Ma arvan, et on, aga siis pilti ei lähe. Ei, vaata mingi lihtsalt Kati tuli siia ka. Okei. Ilmselt see oli tema, sest vaata siis hakkaski heli käima, vaata. Näe, nüüd on olemas, pilt on olemas, oota. Ma luban kohe ka mikrofoni. Nii, Katit näeme küll siin nüüd. Tere! Ja, olemas. Et ma nüüd läheks tegelikult siit välja, läheks arvutisse tagasi, et sobib, kui ma ilma näota olen või? Ja sobib küll, jah. Ega sa ei pea Aitäh. kogu aeg olema. Ja, aitäh. Et Aare küsib. Küsi uuesti.
kus meil see Päises. kohe Päises sealsamas. üleval ääres. Üleval ääres uudiste peal, esimese uudise peal on istungi link. Ja kohe seal on uudised. Taare, me läheme istungiga edasi, et kui sa saad, siis liitu. Okei. Päevakord. Et enne kui me oleme päevakorra juurde, mul on mõned avaldused, loeks need ette. Luunja vallavolikogu esimees Kaimo Keertu, arupärimise asjaolud. Luunja vallavolikogu 8. detsembri 2025 otsuse number 1, /3/27 Luunja vallavolikogu alatiste komisjonid ja töövaldkondade määramine. Samal istungil protokollis välja toodud protokollilise otsuse komisjoni liikmete nimekirjade kinnitamine, õiguspärasus ja vastavus KOKS-ile ning Luunja valla põhimäärusele. Taust ja põhjendus. 8. jaanuaril 2026 esitas valimisliit Luunja hooandjad vaide, milles juhiti tähelepanu, et komisjonide koosseisude kinnitamisel ei ole arvestatud KOKS paragrahv 47 lõike 1/3 nõuet arvestada erakondade ja valimisliitude esindajate osakaalu volikogus ja iga komisjoni lõikes ega tervikuna. Samuti jättis volikogu esimees volikogu istungil komisjonide koosseisud kinnitamata ja seaduses nõutavat hääletamist läbi ei viidud, mis on vastuolus KOKS paragrahv 22 punkt 20 kui ka Luunja valla põhimääruse paragrahv 14 lõige 2 teise lausega. Vaidest toodi välja, et volikogus on opositsiooni osakaal 41,2%, kuid alalistes komisjonides on opositsiooni esindatus langenud 33,3%-ni ning revisjoni komisjonis koguni 20%-ni, mis ei taga demokraatlikku esindatust ega opositsiooni rolli, eriti revisjoni komisjoni puhul. Lähtudes eeltoodust ja volikogu liikmete mandaadi vaba teostamise tagamise vajadusest esitame järgnevad küsimused. Õiguslikud seisukohad ja praktika. Riigikohtu praktika. Riigikohus on korduvalt rõhutanud, et volikogu komisjonide moodustamisel tuleb tagada volikogu poliitilise koosseisu proportsionaalsus komisjonides ning opositsiooni tegelik kaasatus otsustusprotsessi. Riigikohtu hinnangul on komisjonide töö oluline osa volikogu liikme mandaadi teostamisest ning komisjonides osalemise ebaproportsionaalne piiramine võib kujutada endast volikogu liikme põhiseadusliku mandaadi riivet. Vaata muuhulgas ka Riigikogu põhiseadusliku järelevalve kolleegiumi, halduskolleegiumi lahendid kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõiguse ja volikogu liikme mandaadi kaitse kohta. Riigikohus on samuti rõhutanud, et revisjoni komisjonil on eriline roll volikogu kontrollifunktsiooni teostamisel ning selle komisjoni sõltumatus valitsevast koalitsioonist peab olema reaalselt tagatud, mitte üksnes formaalne. Rahandusministeeriumi selgitused. Rahandusministeerium on KOKS paragrahv 47 lõige 1/3 selgitustes märkinud, et seadusandja eesmärk on olnud tagada volikogu komisjonide moodustamisel nii koalitsiooni kui opositsiooni võimalikult võrdne proportsionaalne esindatus. Ministeeriumi hinnangul peab proportsionaalsuse põhimõte avalduma mitte ainult kõigi komisjonide peale kokku, vaid kõikides komisjonides eraldi. Palume vastata järgmistele küsimustele. Kuidas hindab volikogu esimees 8. detsembril 2025 moodustatud alaliste komisjonide koosseisude vastavust KOKS paragrahv 47 lõige 1/3 nõudele arvestada erakondade ja valimisliitude esindajate osakaalu volikogus? Millisel õiguslikul alusel kinnitati komisjonide koosseisud protokollilise otsusega ilma avaliku hääletamiseta? Arvestades KOKS paragrahv 22 punkt 20 ja Luunja valla põhimääruse paragrahv 14.2 selgesõnalist nõuet koosseisude kinnitamiseks volikogu poolt häälteenamusega. Kas ja kuidas oli volikogu esimehe hinnangul tagatud see, et kõik erakonnad ja valimisliidud, sealhulgas valimisliit Luunja hooandjad, said enne komisjonide koosseisude kinnitamist esitada oma ettepanekud komisjonide liikmete osas, nagu näeb ette KOKS paragrahv 47 lõige 1. Kuidas põhjendab volikogu esimees olukorda, kus opositsiooni osakaal volikogus ei kajastub proportsionaalselt alaliste komisjonide koosseisudes ega revisjoni komisjonide puhul on üldtunnustatud, et juhtroll peaks kuulma opositsioonile? Kas volikogu esimees peab vajalikuks algatada komisjonide koosseisude uuesti kinnitamise menetluse selliselt, et see vastaks KOKS proportsionaalsuse ja demokraatliku esindatuse põhimõtetele? Kuidas see peaks praktikas realiseeruma?
Milliseid samme kavatseb volikogu esimees astuda, et edaspidi vältida sarnaseid õiguslikke vaidlusi ning tagada nii koalitsiooni kui opositsiooni võrdne ja sisuline kaasamine volikogu komisjonide töösse? Alla kirjutanud, palume vastata käesolevale arupärimisele kirjalikult ning anda suulised selgitused ja vastused ka volikogu istungil. Arupärimise tekst. nii, aitäh. Mida volitatud veel ette lugema? Luine vallavolikogu asemees Mervi Raudsaar, arupärimine. Arupärimise asjaolud. Lähtudes Luine vallavolikogu aseesimehe avaldatud kirjalikust seisukohast majanduskomisjonile, mille kohaselt ei ole volikogu komisjonide tööõigus tühine ka juhul, kui komisjonide koosseisude kinnitamisel esines menetluslikke puudusi, esitame käesoleva arupärimise selgituste saamiseks ning õigusliku olukorra täpsustamiseks. Aseesimees on oma kirjas märkinud, et komisjonide moodustamine ja tegevus on volikogu siseküsimus, mis ei ole kahjustanud ühegi isiku õigusi ning et komisjonide tegevus on seetõttu õiguspärane, kavandades samas koosseisude täiendavat kinnitamist volikogus hääletamise teel. Leiame, et nimetatud seisukoht vajab põhjalikku õiguslikku põhjendamist, arvestades kehtivat kohaliku omavalitsuse korralduse seadust ning Luine valla põhimäärust. Palume vastata järgmistele küsimustele. Kuidas on aseesimehe hinnangul kooskõlas KOKS paragrahv 22 lõike 1 punkt 20 ning KOKS paragrahv 47 lõikega 1 ja lõikega 1.3 seisukoht, mille järgi komisjonide koosseisude kinnitamine ilma volikogu hääletuseta ei mõjuta komisjonide õiguspärasust, arvestades, et seadus näeb komisjonide koosseisu kinnitamise ette volikogu pädevusse kuuluva otsusena. Kuidas põhjendab aseesimees väidet, et komisjonide koosseisude kinnitamisel esinenud menetluslikud rikkumised ei ole kahjustanud ühegi volikogu liikme õigusi olukorras, kus KOKS paragrahv 47 lõige 1.3 kohaselt tuleb komisjonide koosseisu kujundamisel arvestada erakondade valimisliitude esindajate osakaalu volikogus ning komisjonides kujunenud koosseisud sellest selgelt erinevad. Millisel õiguslikul alusel käsitleb aseesimees komisjonide moodustamist ja koosseisude kinnitamist pelgalt volikogu siseküsimusena, arvestades, et komisjonid täidavad sisulist rolli volikogu otsustusprotsessis ning komisjonide koosseis mõjutab otseselt opositsiooni võimalusi oma mandaadi teostada? Kuidas suhestub aseesimehe seisukoht Luine valla põhimääruse paragrahv 14 lõige 2 teise lausega, mille kohaselt kinnitatakse komisjoni koosseis nimekirjana volikogu poolthäälte enamusel avalikul hääletamisel ning miks jäeti see nõue 8. detsembril 2025 istungil täitmata? Kas aseesimehe hinnangul saab hiljem komisjonide koosseisude täiendav kinnitamine volikogus hääletamise teel tagasiulatuvalt legaliseerida olukorra, kus komisjonid on tegutsenud koosseisus, mida ei ole kehtivalt kinnitatud ning millisele õigusnormile selline tõlgendus tugineb? Kas ja millisel määral peab aseesimees vajalikuks hinnata revisjonikomisjoni koosseisu eraldi, arvestades revisjonikomisjoni eristaatust KOKS paragrahv 48 alusel ning hea halduse ja demokraatliku kontrolli põhimõtteid, mille kohaselt peaks revisjonikomisjoni juhtiv roll kuuluma opositsioonile? Palume esitada kirjalikult ja õigusnormidele tuginevad vastused, arvestades, et arupärimises käsitletav küsimus puudutab volikogu liikmete mandaadi teostamist demokraatliku esindatuse põhimõtted ning volikogu tegevuse õiguspärasust tervikuna. Palume vastata käesoleva arupärimisele kirjalikult ning anda suulised selgitused ja vastused. Alla kirjutanud. Nüüd on volitatud veel ühe arupärimise ettelugemisele. Luine vallavanem Annika Pajumaa-Muuru, arupärimine. Arupärimise asjaolud. Luine vallavalitsuse teatis Luine vallavalitsuse ja Luine maanaiste seltsi vahel 2. jaanuaril 2004 sõlmitud tähtajatu üürilepingu korraliseks ülesütlemiseks Luine alevikus Puiestee tänav 4 asuva mitteeluruumide osas. Luine vallavalitsus teatas 29. detsembril 2025. aastal Luine maanaiste seltsile tähtajatu üürilepingu korralisest ülesütlemisest põhjendusega, et vallavalitsusel on tekkinud vältimatu vajadus ruumid ise kasutusele võtta. Korralduses viidatakse muuhulgas ruumide vähesele kasutusele kommunaalarvete põhjal ning pakutakse alternatiivina võimalust kasutada edaspidi Luine kultuuri- ja vabakeskuse ruume eelneval kokkuleppel. Pärast seltsiga kohtumist ja seltsipoolse kirja esitamist on vallavanem edastanud teate, mille kohaselt on vallavalitsus peatanud üürilepingu lõpetamise protsessi, märkides samas, et teema juurde tullakse tagasi pärast seda, kui vallavalitsusele võimalik pakkuda Luune maanaiste seltsile võimalikult head asenduspinda. Teates rõhutatakse, et vallavalitsuse eesmärgiks ei ole kodanikuühenduste tegevuse lõpetamine.
Samas ei nähtu sellest teatest, et algatatud menetlus oleks lõpetatud või korraldus kehtetuks tunnistatud. Vastupidi, avaldusest tuleneb selgelt, et vallavalitsus peab endiselt võimalikuks ja kavandab Luunja Maanaiste Seltsi senistest ruumidest väljatõstmist tulevikus, kui vallavalitsuse hinnangul sobiv asenduspind leitakse. Selline olukord tekitab õiguslikku ebakindlust ning seab seltsi jätkuvalt surve alla. Arvestades, et Luunja Maanaiste Selts on pikaajaliselt tegutsenud kogukondlik ühendus ning on kasutanud kõnealuseid ruume üle 20 aasta, vajab vallavalitsuse otsus selgemaid põhjendusi nii õiguslikust, sisulisest kui ka kogukondlikust vaatest. Õiguslik raamistik ja kriitiline hinnang. Luunja vallavalitsuse korraldus tugineb võlaõigusseaduse paragrahvidele 311 ja 312, mis reguleerivad tähtajatu üürilepingu korralist ülesütlemist. Kuigi seadus võimaldab tähtajatu lepingu ülesütlemist, ei tähenda see, et avalik õiguslik isik võiks seda teha meelevaldselt või üksnes formaalsele sättele viidates. Võlaõigusseadus paragrahv 311 lõige 1 kohaselt peab lepingu ülesütlemine vastama hea usu põhimõttele ning arvestame poolte õigustatud huve. Võlaõigusseaduse paragrahv 312 lõige 1 sätestatud etteteatamistähtaeg ei asenda kohustust põhjendada ülesütlemist sisuliselt, eriti olukorras, kus tegemist on üle 20 aasta kestnud lepingulise suhtega ning kogukondlikult olulise tegevusega. Riigikohtu praktika kohaselt on hea usu põhimõte ning õiguspärase ootuse kaitse oluline ka pikaaegsete lepingute lõpetamisel. Avalik võim peab lepingulistes suhetes käituma kõrgendatud hoolsusega ning vältima olukorda, kus lepingu ülesütlemine on formaalselt korrektne, kuid sisuliselt ebamõistlik, ebaproportsionaalne või näiliselt põhjendatud. Lisaks on Riigikohus korduvalt rõhutanud, et pikaajaline lepinguline praktika võib tekitada lepingu poolel õigustatud ootuse lepingu jätkamiseks või vähemalt sisuliselt põhjendatud ja läbipaistvaks menetluseks enne lepingu lõpetamist. Käesoleval juhul puuduvad viited, et Luunja Maanaiste Seltsiga oleks enne ülesütlemise otsustamist peetud sisulisi läbirääkimisi või kaalutud leebemaid meetmeid. Sellest tulenevalt tekib põhjendatud kahtlus, et vallavalitsuse korraldus rikub nii hea halduse põhimõtet, õiguspärase ootuse kaitset kui ka proportsionaalsuse nõuet. Täiendavad küsimused seoses menetluse peatamisega. Kas vallavalitsus on algatatud üürilepingu ülesütlemise menetluse üksnes ajutiselt peatanud või on vastav korraldus kehtetuks tunnistatud ning menetlus lõplikult lõpetatud? Palume viidata konkreetsele haldusaktile või otsusele. Millisel õiguslikul alusel peab vallavalitsus võimalikuks hoida pikaajalist üürisuhet puudutav menetlus määramata ajaks peatatuna, jättes lepingu poolele selgusetuks tema õigused ja kohustused ning tekitades kestva õigusliku ebakindluse? Kas vallavalitsus möönab, et olukord, kus üürilepingu lõpetamine on küll formaalselt peatatud, kuid sisuliselt jätkuvalt kavandatud, võib kujutada endast survemeedet, mis on vastuolus hea usu, hea halduse ja õiguspärase ootuse kaitse põhimõtetega? Kuidas kavatseb vallavalitsus tagada, et Luunja Maanaiste Seltsi tegevuse planeerimine ja jätkamine ei oleks sõltuv vallavalitsuse määratlemata ajaks jäetud tulevastest otsustest asenduspinna sobivuse kohta? Kas ja millal kavatseb vallavalitsus anda selge ning siduva seisukoha selle kohta, kas Luunja Maanaiste Seltsil on õigus jätkata Puiestee tänav 4 ruumide kasutamist pikaajaliselt või kas valitsus on siiski võtnud poliitilise ja haldusliku otsuse seltsi ruumidest välja tõsta? Kas vallavalitsus on valmis kohustuma, et enne mis tahes uue ülesütlemise otsuse tegemist viiakse läbi sisulised läbirääkimised seltsiga, kaalutakse alternatiivseid ja leebemaid lahendusi ning vormistatakse vastav otsus läbipaistva ja vaidlustatava haldusaktina? Küsimused vallavanemale. Milles konkreetselt ja faktiliselt seisneb vallavalitsuse poolt viidatud vältimatu vajadus võtta Puiestee tänav 4 ruumid vallavalitsuse enda kasutusse ning miks ei ole seda vajadust korralduses sisuliselt põhjendatud, vaid on piirdutud deklaratiivse väitega? Kas vallavalitsus on koostanud kirjaliku analüüsi või haldussisese otsuse eelnõu, milles kaaluti alternatiivseid võimalusi vallavalitsuse ruumivajaduse lahendamiseks ning kui ei, siis kuidas on selline otsus kooskõlas hea halduse ja kaalutlusõiguse nõuetega? Millisel alusel, milliste konkreetsete andmete ja milliste ajavahemiku põhjal on tehtud järeldus, et Luunja Maanaiste Seltsi ruumide kasutus on olnud vähene ning miks ei ole seltsile enne lepingu ülesütlemist antud võimalus seda väidet vaidlustada või selgitada? Kas vallavalitsus viis läbi mõjuanalüüsi üürilepingu ülesütlemise mõjude kohta Luunja kogukonna elule ning konkreetsele ühendusele
ning kui ei, siis kuidas on selline otsus kooskõlas kohaliku omavalitsuse kohustusega toetada kodanikualgatust ja kogukondlikku tegevust? Kuidas saab vallavalitsus väita, et Luune kultuuri- ja vabakeskuse ruumide kasutamise võimalus eelneval kokkuleppel on sisuliselt võrreldav senise püsiva kasutusõigusega, arvestades, et tegemist on ajutise, ebakindla ja vallavalitsuse diskretsioonist sõltuva lahendusega? Miks ei kaalunud vallavalitsus enne lepingu ülesütlemist leebemaid ja proportsionaalsemaid lahendusi, näiteks ühiskasutuse osaline kasutus või ajutine kokkulepe, kuigi need oleksid võimaldanud tasakaalustada vallavalitsuse ruumivajadust ja kogukondliku tegevuse jätkamist? Millisel õiguslikul ja faktilisel alusel peab vallavalitsus oma korraldus kooskõlas olevaks hea tava, hea halduse ja õiguspärase ootuse põhimõtetega, arvestades üle 20 aasta kestnud lepingulist suhet ning seltsi senist panust Luune valla kogukonna ellu? Palume vastata käesolevale arupärimisele kirjalikult ning anda suulised selgitused ja vastused ka volikogu istungil. Ja mul on veel üks dokument, võite lugeda. Stand-upil äkki vaheaega saaks ka või? Vaheaega saab võtta siis, kui on päevakorrapunktide arutamine. Luune vallavolikogu umbusalduse avaldamine Luune vallavolikogu esimees Kaimo Keertola. Lähtudes kohaliku omavalitsuskorralduse seaduse paragrahv 46 lõikest 1 algatame umbusalduse Luune vallavolikogu esimehe Kaimo Keertola suhtes. Umbusalduse põhjendused. Volikogu tegevuse ebaõige kajastamine avalikkusele. Luune vallavolikogu esimees on 2026. jaanuarikuu Luune valla lehes Kodu-uudised avaldanud 17. detsembril 2025 toimunud volikogu istungi kokkuvõttes kajastanud punktis 2 volikogu istungil toimunud viisil, mis ei vasta tegelikule istungi käigule ja seal arutatule, see kõik on järgi kontrollitav volikogu istungi salvestusest. Volikogu esimehe kohustus on tagada volikogu tegevuse tõene, objektiivne ja läbipaistev kajastamine. Eksitav või tegelikkusele mittevastava teabe edastamine kahjustab volikogu usaldusväärsust ja avalikkuse õigus saada korrektset teavet. Ebatäpse ja sisuliselt väärteabe kinnitamine volikogu istungi protokollis. Volikogu esimees on allkirjastanud 8. detsembri 2025 toimunud volikogu istungi protokolli, milles punktis 3 komisjonide ja liikmete nimekirjade kinnitamine on märgitud, et volikogu otsustas kinnitada volikogu liikmete nimekirjad vastavalt komisjonide esimeeste ettepanekutele. Tegelikkuses volikogus vastavat otsust ei tehtud ega hääletamist ei toimunud. Protokolli allkirjastamisega on volikogu esimees kinnitanud ebatäpse ja sisuliselt vale teabe, mis omab otsest õiguslikku tähendust ning on vastuolus volikogu töökorra ja hea halduse põhimõtetega. Volikogu istungi juhatajana sobimatu käitumine. Volikogu esimees on 17. detsembril 2025. aasta volikogu istungil käitunud ebaviisakalt ning lubanud volikogu liikme suhtes verbaalset ründavat käitumist, rikkudes sellega istungi väärikat ja tasakaalukat juhtimist. Volikogu esimees peab istungi juhatajana tagama kõigi volikogu liikmete austava kohtlemise ning neutraalse ja korrektse arutluskeskkonna. Volikogu pädevusse kuuluva olulise küsimuse ja põhjendamatu päevakorrast kõrvalejätmine. Volikogu esimees keeldus võtmas 17. detsembril 2025 volikogu istungi päevakorda Lohva teemapargi projekti omaosaluse garanteerimise küsimust, takistades sellega volikogu teemat arutada ja oma seisukohta kujundada. Selle otsuse tagajärjel jäi vallal saamata ligikaudu 400 000 euro suurune rahastusvõimalus. Selline tegevus on vastuolus volikogu esimehe kohustusega tagada volikogu kui kõrgema otsustuskogu tegelik osalemine valla jaoks olulistes küsimustes. Selline tegevus kahjustas valla mainet nii riigi tugiteenuste keskuse kui ka avalikkuse silmis ning võis põhjustada vallale olulist finantskahju ja piirkonna elanikele kauaoodatud vajaliku vaba aja veetmise taaskordse mittesaamise. Volikogu liikmetele esitatud vastuste sisuline ebapädevus. Volikogu esimees on volikogu liikmete vaietele tähelepanu juhtimistele vastamisele esitanud vastuseid, mis sisaldavad viiteid kehtetutele või asjakohatutele õigusnormidele ning on sisuliselt ebatäpsed. Selline praktika viitab volikogu esimehe kohustuste mittenõuetekohasele täitmisele. Volikogu esimees vastutab isiklikult oma ametialaste seisukohtade ja vastuste õigusliku korrektsuse eest ning ei või jätta muljet, et ta ei täida oma ülesandeid nõutava hoolsusega. Luune vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamise ja komisjoni liikmete nimekirjade kinnitamise õiguspärasus. Luune vallavolikogu esimees on jätnud volikogu alatiste komisjonide moodustamisel ja komisjonide liikmete nimekirjade kinnitamisel järgimata kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 47 lõikes 1-3
sätestatud kohustuse arvestada komisjonide koosseisu kujundamisel erakondade ja valimisliitude esindajate osakaalu volikogus. Nimetatud nõuet ei ole järgitud ei üksikute komisjonide koosseisude lõikes ega komisjonide koosseisude tervikvaates, mille tulemusena on opositsiooni esindatus komisjonides oluliselt ja põhjendamatult vähendatud. Lisaks sellele ei viidud komisjonide liikmete nimekirjade kinnitamist läbi seaduses nõutavat volikogu hääletamist. Volikogu 8. detsembri 2025 istungil esitati küll komisjonide esimeeste ettepanekud komisjonide koosseisude kohta, kuid volikogu ei langetanud nende kinnitamiseks hääletusotsust. Selline menetlus on vastuolus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõikega 1 punktiga 20 ning Luune valla põhimääruse paragrahv 14 lõike 2 teise lausega, mille kohaselt kinnitab volikogu komisjoni koosseisu nimekirja avalikul hääletamisel. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõike 1 punkti 20 kohaselt kuulub volikogu komisjonide moodustamine, nende koosseisude kinnitamine ja tegevuse lõpetamine volikogu ainupädevusse. Tegemist on pädevusnormiga, mille eiramine ei ole käsitletav volikogu sisekorraldusliku või formaalse menetlusveana, vaid õigusvastase tegevusena, mis jääb kahtluse alla komisjonide õiguspärase moodustamise ja nende tegevuse aluse. Volikogu esimees on vaatamata eeltoodule keeldunud tuvastamast ja tunnistamast kirjeldatud õigusrikkumisi ning on asunud seisukohale, et alatiste komisjonide tegevus on õiguspärane ka olukorras, kus komisjonide koosseisud ei ole volikogu poolt seaduses ette nähtud korras kinnitatud. Selline seisukoht on vastuolus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja eesmärgiga ning eksitab nii volikogu liikmeid kui avalikkust komisjonide õigusliku staatuse osas. Kirjeldatud tegevus ja tegevusetus on kahjustanud volikogu liikmete põhiseaduslikku mandaati osaleda kohaliku omavalitsuse teostamises ning rikkunud demokraatliku esindatuse ja proportsionaalsuse põhimõtet. Tegemist on õigusliku olukorraga, mis võib anda aluse haldusjärelevalve teostamiseks kohaliku omavalitsuse haldusaktide ja toimingute õiguspärasuse üle. Eeltoodud asjaolud näitavad, et Luune vallavolikogu esimees ei ole täitnud oma ametikohustust viisil, mis vastaks seadusele, hea halduse põhimõtetele ning volikogu esimehe rollile ja vastutusele. Usaldus volikogu esimehe vastu on seetõttu oluliselt langenud. Lähtudes eeltoodust avaldame umbusaldust Luune vallavolikogu esimehele Kaimo Keertole. Umbusaldusavalduse hääletamine palun lisada järgmise volikogu istungi päevakorda. Avaldus on esitatud allkirjastatud digitaalselt, et saadan ka digitaalse allkirjadega avalduse. Nii, siis päevakord. Aare ka õige, jah. Aare vist sai. Vaatame kõigepealt selle kiiresti. Lubatud praegu on, et kui saada Aare, siis näita ennast. Olemas. Okei, kord. Siis tänase istungi päevakord 9 punkti pluss infopunkt, et kas kellelgi on ettepanek. Kas keegi soovib hääletada selle päeval? Soovib. Siis kinnitame päevakorra, nii nagu ta oli volikogu istungi teates. Ja esimene päevakorrapunkt on Kivi maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine. Venelin, palun. Eskiisi. Maaüksus asub Kõvatu külas. Planeeringala kokku on siis ligikaudu 3,1 hektarit ja eesmärk on siis maaüksuse jagamine elamuma kruntideks ja siis ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Üldplaneeringuga on algatamise ettepanek kooskõlas ja siis lähteseisukohtade koostamise aluseks on siis kõrval kehtestatud variku maaüksuse detailplaneering ehk ühesõnaga kruntide struktuur, transpordimaade laius, kõik selline järgib siis kehtivat detailplaneeringut. Lepingud on huvitatud isikuga sõlmitud nii koostamise üleandmise kui ka rajatiste leping. Rajatiste lepingus on siis seekord erisus on selles, et üldplaneeringu kohaselt on meil õigus nõuda enam kui 10 krundi planeerimisel üldkasutatavat maad, aga siis vallavalitsus seisukohal, et üldkasutatavat maad ei nõua, kuna siin nende linna ääre maaüksuse planeeringuga, mis on sama huvitatud isiku planeerida, kavandatakse üldkasutatavat maad
Varikul on juba kavandatud ja üle tee ka, et ühesõnaga lähipiirkonnas on hästi palju juba maid. Ja siis selle arvelt me saime lepingusse temaga, et Põuatu Luun ja Riigitee äärde 2 bussiootekoda koos vajaliku taristuga vajab siis planeeringust huvitatud isik, et ainuke, mida tema siis hetkel siis lepingu sai valla kohustuseks on siis elektri liitumine, LED-valgustus, mastid ja siis bussiootkoja esise asfalteerimine. Aitäh! jah, et planeeringu keskkonnakomisjon on seda ka arutanud ja on toetanud planeeringu algatamist, lähteseisukohtade kinnitamist. Kas volinikel on ka küsimusi? Ene-Lill. Mis saab siis, kui see arendus peaks minema võõrandamisele, et kas need kohustused lähevad automaatselt kaasa? Ikka lähevad. Et kohustused selle bussiootekoda koda teemas on seotud planeeringu kehtestamise ajaga. Aga jah, kohustused lähevad üle. Aitäh veel. Ei ole, siis palun hääletada. Aivar, sul töötab vähe? Jah. Töötab. Seda on õige koha peal. Haara ongi kuulnud. Haara, kas sa saad hääletada? Tundub, et hetkel ei saa. Ja ma põhimõtteliselt olen poolt, aga ma ei saa praegu seda vajutust midagi teha. Et kas minu poolt hääle saaks nagu arvestada? Okei, ei saa kahjuks. Ei saa, jah. Sul ei viska ette seda hääletamise kohta. Ma mõtlen, et kui sa oled seal kovises sees, siis kas sul on see istung on nii-öelda aktiivne? Ja, istung on aktiivne, jah. See refreshimi näiteks või? Võib korra proovida, aga ma arvan, et ta tegelikult, et ta ei ole siin õige koha peal. Seda pärast ei viska ette. Võib-olla küll, ma ei oska seda niiviisi juhendada ka. Ta ei viska mulle seda hääletust ette, jah, just. Ülla samamoodi viskad, seda oli vaja vale koha. Mida siis oskad äkki juhendada? No ongi, tal peaks see istung olema aktiivne siit ülevalt, aga kuidas ma siin... Ta tahab vaadata, kas ta on ju sisenenud, ta on, on ju. Ei, ma olen sees, jah. Ta näitab ju 17 inimest, on ju sees. Sellega ei ole küsimust. Jah. Seal on nüüd, sul üleval ääres on koondvaade, istung, osalejad, protokoll. Või ma ei tea, kas külalistel on see istung ja protokoll ainult. Istung ja protokoll. Vajuta sinna istungi peale. Jah. Ikka ei tule ette. Okei, kohe saab meil see hääletusaeg täis, et proovime siis, praegu jääb siis Aarel hääletamata. Proovime järgmisega uuesti. Jah. Punktist voliniku poolt üks hääletamata, et otsus vastu võetud detailplaneering algatada ja lähtsa seisukohad kinnitada. Teine päevakorrapunkt on Lohva küla aiandide 20 maaksu detailplaneeringu algatamine, lähtsa seisukohtade kinnitamine. Jällegi palun, Ene-Lill. Planeeringuala asub siis Lohva külas. Pindala on siis ligikaudu 5000 ruutmeetri ja eesmärk on siis maaüksusest liidosarvi muutmine, ehitusõiguse määramine
ridalamute ja abihoonete püstitamiseks. Ja üldplaneeringuga on siis algatamise ettepanek kooskõlas. Üldplaneering võimaldab sinna nii korterelamuid, ridaelamuid kui ka üksik- ja kaksikelamuid. Ja siis siin on samamoodi lepingud on sõlmitud huvitatud isikuga ja siin on samamoodi rajatiste lepingus on siis erisus, kuna siin ei ole avalikke rajatisi, mida vallale võõrandada. Siis on temaga sai kokku lepitud see, et kogu mahus siis aiandi teekatte uuendamine on huvitatud isiku kohustus ja täpne siis see lahendus tuleb siis sätestada detailplaneeringus ja vajadusel tehakse siis ka enne kehtestamist lisalepingut. Aitäh! Aitäh, et komisjon samamoodi toetas aiandide 20 maaksude detailplaneeringu algatamist lähtudes seisukohtade kinnitamist, et kas volikogu liikmetel on küsimusi? Minul on. Küsin, kui nüüd see teine joonis panna, kus oli ka see maja esmane selline kujutlus juba pandud, mis oli meil materjalidest. Seal oli üks, tähendab, ma ei lugenud sealt välja, et kus seal oleks olnud need 30+ parkla kohta, et ei tekiks seda olukorda, et pärast see aiandide äär ei ole täis pargitud. Ja ega see eskiis ei olegi nagu õige, see on taotluse juurde lisatud ja ega lähteseisukohtades sai kirja see, et ta võib sinna teha 2 kuni 6 boksilist ridaelamut, et samamoodi ta ei tohi ühte pikka 13 boksilist hoonet teha. Ja meil on pandud lähteseisukohtades kirja, et minimaalselt 2 parkimiskohta elamisühiku kohta pluss külaliste parkimised tuleb siin krundi sees ära lahendada. Et selles suhtes, et planeeringu koostamise käigus ta peab mulle need ära näitama ja siis selgub alles, et igal juhul me sinna aiandi tee ääres ikkagi ei luba parkida. Vajadusel saab ka need põhimõtted sätestada planeeringus ja hiljem siis liiklusmärkidega. Seal on see prügikonteinerid ja need. Nii hakatakse parkima. Aitäh. Minul on küsimus punkt 2.2 osas. Huvitatud isikutel käesoleva kohustuse omal kulul parandada teekatet üles aiandide 20 maaüksust teenida vald sõiduteed. Siin mõttes minu natuke väike vastuolu, et punkt 2.2 kirjeldab, et huvitatud isik kohustatud punktis 2.2.1 nimetatud kohustuse täitma 10 kuu jooksul detailplaneeringu alale planeeritud hoonele ehitusloa väljastamisest. Samas punkt 2.2.3 kirjeldab, et vald ei väljasta ehituslubasid ja teatisi detailplaneeringu alale planeeritud hoonete ehitamiseks enne punktis 2.2.1 nimetatud kohustuste täitmist. Ehk siis siin on väike vastuolu. Marko, kohe ma otsin üles selle lepingu referent. Sõnastust. Sest me muutsime seda sõnastust. Aga planeeringu seletuskirja me ikkagi fikseerime ära ehituslubadega. Ei, seda nõudi, jah. Seda nõualine eksitus. Tuleb enne ja siis tuleb see meid. Mõistlik oleks see. Ei, vaata. See ongi see 2.2.3 on meil see asi sees, et huvitatud isikul on võimalik kohustuse täitmise tagamiseks sõlmida vallaga leppetrahvi kokkulepe, mis tagatakse hüpoteegi seadmisega. Et vaata, see on nagu me oleme varem ka teinud, et kui sa tahad seda ehitusluba varem kätte saada, siis sa võid oma kohustuse tagada sellega, et sa annad siis selle rahalises väärtuses hüpoteegi. See seostub sellega. Tõesti nõus, aga minu sellest oli ju elanike soov, et see tellimuskorda enne, kui seal hakkab suurem liiklus peale. Ehk ehitustegevus, et mõistlik oleks teha need asjad nagu õiges järjekorras. Seda ma ei oska kommenteerida. See on lihtsalt praegu minu poolt pandud niiviisi kirja, et tagatud oleks lihtsalt kohustuse täitmine. Et seda ma ei oska kommenteerida, et kes see tahtis seal enne midagi korda saada. Ma ei mäleta ka seda, aga me oleme siin ka teistel aladel ju seda rakendanud, et suured veoautod ei lõuks ära seda uut teekatendit, et siis me oleme ikkagi hoonel ehitusloa väljastanud ja sidunud selle teekatendi või üldse rajatiste teemaga kasutusloaga, nagu siin ka Talli arenduses tehti suht hiljuti, et selles suhtes, et ma eeldan, et nii-öelda planeeringu koostamise käigus on planeeringu elluviimise tingimused määratakse planeeringu seletuskirjas ja sealt siis selgub täpselt see, et kuidas ja mis. Hetkel ma näen, et siin ei ole mingit nagu anomaaliat suurt.
kõike. Okei, siis palun hääletada. Arvel vist ikka ei toimi, jah? Ei kuva, jah, ikka ei kuva. Okei, siis me jääsime ootama. Teised on andnud. arvan, et ta on veel selle üleval istungi peal. Ta on ühe korra sisenenud. Tulemus 13 poolt, 1 vastu, 2 erapooletut ja hääletamata jättis Aaro Anderson. Vastu võetud. Aitäh. 3. punkt on Põõvatu küla, Parkmetsa põik 4 ja Parkmetsa põik 6 maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku korraldamine. Enelin. Detailplaneering on algatatud eelmise aasta septembris ja kuna siin kehtib siis all Kronska ja Lamba maaüksuse detailplaneering, et siis oli vaja teha uus detailplaneering. Et planeeringust huvitatud isik soovib siis hetkel 2 eraldiseisvat elamumaa krunti liita 1, et oleks võimalik siis üle 2 krundi ehitada tal selline multifunktsionaalne hoone, kus on siis elamu seotud abihoonega ja kehtiv detailplaneering siis seda ei võimaldanud. Ja uue planeeringuga siis moodustatakse krunt, et 2 olemasolevat liidetakse kokku, kuhu võib siis 1 üksikelamu ja 2 abihoonet püstitada. Elamul on maksimaalne kõrgus kuni 8,5 meetrit, abihoone kuni 5 meetrit ja põhihoone ja katusekalle 0–5 või siis 20–35 kraadi ja parkmine lahendatakse krundi sisese. Kruntide joogivesi ja reovesi lahendatakse ÜVK kaudu ja üldplaneeringu või selle detailplaneeringu lahendus on siis kooskõlas üldplaneeringuga. Ja avalik väljapanek on kavandatud 23. veebruarist 10. märtsini. Aitäh. Komisjon samamoodi toetas kõik 4 ja 6 maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmist, avaliku väljapaneku korraldamist. Ja nüüd palun ühe küsimused. Kui ei ole küsimusi, siis palun hääletada. Arvel ilmselt endiselt ei toimi. Ei toimi, jah. Okei. Lõpetame hääletuse ära. Kõik 16 volikogu liiget poolt ja 1 jättis hääletanud. Aitäh. Siis vastu võetud, detailplaneering vastu võetud, avalikule väljapanekule korraldamiseks luba antud. 4. punkt on Luunja valla üldplaneeringut muutma Veibri külas Sooääre maaüksus detailplaneeringu algatamata jätmine. Enelin. Esitatud on üldplaneeringut muuta detailplaneeringu algatamise taotlus Veibri külas Sooääre maaüksusele ja taotleja siis taotleb üldplaneeringu muutmist, mis seisneb siis selles, et üldplaneeringu kohaselt on kogu maaüksus määratud metsamajandusmaa juhtotstarbega ja lisaks on pandud siis see kaitsealuseks metsamaaks. Üldplaneeringu kohaselt siis kaitsealuse metsamaa täiendavat kruntimist ei toimu, et kaitsealusele metsamaa oleks võimalik siis üldplaneeringu kohaselt lubada kuni 1 eluaseme kohta, aga taotleja siis kokku 13 üksikelamu maakrunti.
kõige olulisem ongi see, et meil kehtiv üldplaneering ei luba uut tihastusala kaitsealusele metsamaale. Ja varasema praktika kohaselt viimased 3 aastat ei ole algatatud enam üldplaneeringuid muutvaid detailplaneeringuid, siis üldplaneeringu muutmiseks peab olema eelkõige avalik huvi. Ja meil on ka koostamisel uus üldplaneering. Aitäh! Komisjon toetas üldplaneeringut muutva Veibri külas Sooääre maaüksuste detailplaneeringu algatamata jätmist. Palun volikogu liikmed, kas teil on küsimusi? Küsimusi ei ole, siis hääletame. Aare, ei tule sinu häält? Ei toimi. Ülejäänud volikogu liikmed on hääle andnud, lõpetame hääletamise ja 16 volikogu liiget poolt. Aitäh! 5. punkt on loa andmine Kaasom arendus OÜ-le kinnisasja mõtteligu. Ettekandja. Suurt tõest osad kirjale. Selline näinud. Ma ei tea, kui palju ei öelnud. Tervist! Palun veidi. Päevakorra 5. punkt. Kaasom arendus OÜ-le mõttelist osa omandamisest mandamist. Käesoleva eelnõuga teha siis ettepanek anda Kaasom arendus OÜ-le luba omandada siis mõtteline osa eraomandis olevast Radlovi kinnisasjast. Mu külas asub kinnistu, mis on päris suur, 86,7 hektarit ligikaudu. Ja mõttelist osa soovitakse osta siis kinnistu seniste kaasomanike käest. Omavahel on tehingu siis eraisikud. Et valla huvisid nagu üldse ei ole, et valla omandis ka ei ole see kinnistu. Ja kuna tegemist on siis kinnistuga, millel on siis üle 10 hektari põllumajandus- ja metsamaad, siis rakendub kinnisasja omandamise kitsendamise seadus, mis ütleb, et kui ettevõte, kes ei tegele põllumajandusega, soovib osta üle 10 hektari metsa- või põllumajandusmaad sisaldavat maad, siis on vaja volikogu nõusolekut selleks. Dokumente läbi vaadates on näha, et see Kaasom arendus OÜ on asutatud 2025. aastal ja nad ei ole varasemalt ega ka praegu tegelenud siis põllumajandustootmise ja metsamajandamisega. Ning selle tõttu siis esitatigi vallale see taotlus. Taotlusele on lisatud siis ka tegevuskava ja tegevuskavas on siis kavandatud maa sihtotstarbeline kasutamine. Nad tahavad siis kogused seal pidada välitingimustes. Ja ka koguste sööta ja siis allapanu kasvatada siis selle kinnistul. Planeeritud tegevused on siis kirjeldatud 5 aasta vaates ning arvestavad keskkonnatingimuste, rohevõrgustiku, kaitstavate liikide ning kehtivate planeeringutega. Samuti on tegevuskavas siis selgitatud maa hooldamise ja järelevalve korraldust. Vallavalitsus on hinnanud, et esitatud taotlus ja tegevuskava vastavad seaduse nõuetele. Kavandatav kasutus on sihipärane ja jätkusuutlik ning loa andmine ei ole vastuolus avaliku huvi ega ka kehtivate planeeringutega. Ja sellest tulenevalt teengi siis ettepaneku volikogule anda Kaasom arendus OÜ-le see luba
Raadlubi kinnisasja mõttelise osa omandamiseks siis. Asukohta võiks ka näidata ju kaardil. Majanduskomisjon arutas seda. Majanduskomisjoni tuli see väga järsult, niiviisi, et me võtsime info teadmiseks, aga seisukohta ei kujundanud. See on volikogu liikmetel küsimusi teile. Kas küsimus tähendab, kas see ala asub rohekoridoris või rohevõõndis? Vastavalt üldplaneeringule tuleb seda vaadata. Nii. Siin on öeldud, et maakonnaplaneeringu kohaselt asub maaüksus väga suures ulatuses rohevõrgustikus. See on maakonnaplaneeringu kohta. Teine küsimus on, et seletuskirjas ja tegevuskavas nad on lubanud, et piiravad ala elektrikarjusega, et kuidas see läheb kokku roheala ja kehtestatud nõuetega, kus peab olema loomade vaba Ütleme niimoodi, et see ala, mida nad ostavad, neil on praegustel omanikel on tehtud maa kasutamise siis omavaheline kokkulepe, kes mis osa maast kasutab. Et see osa, mida nemad kasutama hakkavad, asub põhimõtteliselt positsiooniselt vaadata, siis tee ääres nagu see alumine osa, et sinna Raadi looduskaitsealale ja sinna üleüldse nagu ei ulatugi see. Et need karjused on tavapäraselt sellised teisaldatavad, liigutatavad, et nad ei ole nagu püsivad. Aga metsloomal peab olema vaba liikumist trajektoos, et see ei lähe selle alaga nagu kokku selle siit. Tervet seda maatükki ei piira seal. Metsloomade jaoks. Kas see jupp on kuidagi meil siin eraldi välja toodud, et teha, et see konkreetselt hakkab see ettevõtte kasutama, see on nagu selline üldine või see mingi mõtteline osa sellest? Jah, mõtteline osa. Mina saan ainult näidata seda, mis on siis neil omavahel kinnistul maa jagamise plaan. Ma saan ainult näidata seda, millist osa siis soovitakse kasutada. Ja see on siin. See võiks kuidagi sinna otsuse juurde tekkida, et me teame. See on notari dokumendi juurde kuuluv paber, et ma ei tea, kas seda tohib nagu panna juurde. Ei saa panna juurde, sellel puuduks ka mingi õiguslik tähendus, selles mõttes, et eraisikud saavad omavahel nagu nii tegelikult muuta neid asju, kui nad tahavad. Ja suurt kahtlust tekitab see, et tegelikult on ju selle ettevõtte tegevusalaks on kinnisvaraarendus. Üldse mingit seost põllumajanduse loomapidamisel parkidega nagu ei ole. Ja paar kuud enne ostumingi lepingu soovi avaldamist on see ettevõtte lugu. Kahtluse tunde, et kas on ikka päris nii, mis seal üritab maali. Ja sinna arendada nagu nii saa ju. Ütleme niimoodi, et praegune üldplaneering näeb selle maa-ala just selles alumises ja idapoolses osas siiski arendatavaks maa-alaks. Sinna on ette nähtud elamumaad, seal on ette nähtud isegi korterelamumaad, et tegelikult vald ise ei näe tulevikus selle maa-ala tervikuna põllumajandusliku kasutusotstarbe säilimist. Et isegi kui nad on niisugune arendajad ja tahavad tulevikus arendada, ei olla üldplaneering tulevikus võimalik seda ala arendada. Ja ka minu teada uues üldplaneeringus, mis siin küll seisma jäi, oli samamoodi ikkagi sinna planeeritud elamuarendus.
et praegu mitte muidugi rohevõrgustiku alale. mitte rohevõrgustiku alale, mitte Raadi looduskaitsealale. et noh, tegelikult võikski tulla siis ausate soovidega ja öeldagi, et tahame arendada. Selle eesmärgiga me ostame investeeringud, finantsid ja mõne aasta pärast võib-olla on võimalik. Telefoni teel see, kes soovib osta, ütles ka, et see on ikkagi investeering, et tema ostab kinnisvara investeeringu eesmärgil. Ta ei öelnud, et ta soovib arendada. Kontrollisime seda fakti, et kas ta väitis, et poeg kasvatab hobuseid, siis pojal tegelikult on jah, Tori-Toogu hobune on taotlus kirjas. Hobuse kasvatus täitsa nende perekonnas on olemas. Noh. Valitselt kontrollida. Ja kuidas seal on siis tagatud, et hobused saavad tee peal liikuda, teekata seal on? Tee peal. Need juurdepääsu teed, et kes seal võivad hobused liikuda või nii? Harjamaal. Luunja vallas teatavasti on probleem hobust tee peal liikumisel, et endale üllatus. Tegi kohaliku teed. Põld sai ära, ratnaga kindlasti mets. Hobused teatavasti tuuakse kohale treileriga. Keegi käe kõrval neid ei too. Et tee peal liigub? Mitte. Kõik. Või jah, või? Ei ole see. Meil on siin eelnevalt on nagu suureks probleemiks olnud, et põllumajandusmaad tahetakse ära kruntida isegi selles osas, kui on, keegi tahab sinna 1-2 maja ehitada. Täna võib juhtuda, et ja ma saan aru, et uues üldplaneeringus on nagu plaanitud juba. Jah, sest et ka praeguses kehtivas üldplaneeringus on ikkagi sellele just alumisele osale ette nähtud elamuarendust. Plus läbi Ida-Ringtee koridor läbi, siin on isegi ärifunktsiooni võimalik või segafunktsiooni planeerida. Et noh, juba varasemate otsuste põhjal on leitud, et see on linna lähedane ala ja sinna võiks arendustegevust lubada. Et kui üldplaneeringus praegu öelnud, et see on väärtuslik põllumaa, väärtuslik metsamaa, väärtuslik ala, siis mitte mingil juhul me ei saaks lubada sinna arendustegevust. Kui siis võib-olla kaaluda uues üldplaneeringus selle praeguse maakasutusele muutmist, aga praegu on meile ka ikkagi arendusmaal osaliselt. Rohkem ei ole küsimusi, siis palun hääletada. Aare, ega sul ei toimi? Kadi vist tahab küsida, ma saan aru. Jah, ma tegelikult, kuulete mind, jah, mul on tegelikult see käsi juba väga pikalt üleval ja Aarel oli ka vahepeal käsi üleval, et palun volikogu esimehel ikkagi jälgida, et veebis olevad inimesed ka sõna saaksid. Aga ma tahan seda öelda, et tegelikult on ju väga keeruline seda seisukohta kujundada, kui valdkonnakomisjon ei ole seda sisuliselt arutanud. Et mina, kes ma ei ole valdkonna ekspert, mina ju tahan kuulda, ma olen ka seda enne rääkinud, et ma soovin ikkagi komisjoni arvamust. Kui komisjonil ei ole olnud aega või tahtmist või mis iganes seda arutada, siis tuleks see materjal tagasi saata ja komisjon peaks ikkagi selle asja väga selgeks tegema. Mis me nendest komisjonidest siis moodustame, kui nad meil sisulist tööd ei tee? Aitäh. Ja teine asi ka, et ma nüüd selle hääletuse teen ära ja siis ma pean kahjuks istungilt lahkuma, sest töökohustused ootavad, vabandan. Võtame teadmiseks. Aare. Mis ta ei ole?
Ja mul oli tegelikult selline küsimus, et kas keegi oskab öelda, et kuivõrd sellised otsused omavad mingit sisulist väärtust, et no me otsustame volikogus seda küsimust, selliseid asju tuleb väga harva ette. Et kui me näiteks teeksime negatiivse otsuse, et mis nagu saab, et kuivõrd sellised asjad on siduvad ja on nad sisulised või puhtalt formaalsed otsused? Ma saan nii palju kommenteerida, et tegelikult on Maa- ja Ruumiametiga ka nii-öelda konsulteeritud seda otsust tehes. Sisuliselt öeldi meile sealt, et see menetlus on mõttetu ja see kaotatakse, see sellise konkreetse loa andmise menetlus soovitakse ära kaotada. Et sisuliselt öeldi meile, et ärge pidurdage eraisikute nii-öelda omavahelisi tehinguid. Et nad lihtsalt ütlesid meile, et praegu see seadus sellisena kehtib, ja nad ei tea, kuna nad jõuavad selle nii-öelda selle seaduse muutmiseni, aga kui ta küsisid, et kui palju sellel sisulist väärtust on, siis vähemalt Maa- ja Ruumiameti sõnul mitte eriti. No ma saan ka asjast niimoodi aru, et sisuliselt on ta ikka selline formaalne otsus. Juhin tähelepanu, et ega nagunii komisjone meil ei ole, et siis ei ole ka komisjoni arvamus antud juhul oluline. Kolm minutit läbi ja peale hääletust. Otsuse poolt 10 volikogu liiget, vastu 5, erapooletuid ei ole ja Aare ja Kadi jätsid hääletamata. Vastu võetud. 6. punkt on Kabina küla valgustatud jalgratta ja jalgtee rajamine, omafinantseeringu garanteerimine. Ettekandjaks oli meil siin määratud Aivo Paavo, aga Aivo on haigestunud, nii et ettekandja on hoopis vallavanem Annika, palun. Aitäh! Tervist ka minu poolt, lugupeetud volikogu liikmed. Mina siis tõesti Aivo asemel kannan selle eelnõu ette, sest haigel inimesel ma arvan, et see meie sekka täna mõistlik tulla ei ole. Nii, ja eelnõu siis järgmine, et see siis on omafinantseeringu garanteerimine Kabina küla valgustatud jalgrattatee ja jalgtee rajamiseks. Et projekti eesmärgiks on siis Kabina piirkonna valgustatud siis kergliiklustee rajamine, lõigus siis Veibri, kui Kõbatu-Luun ja kergliiklusteeni välja. Ja rajatav siis ühendab siis varasemalt projekteeritud rajad selliseks ühtseks võrgustikuks. Riigi tugiteenuste keskus on siis avanud sellise taotlusvooru nagu kohaliku omavalitsuse investeeringud jalgratta ja jalgteedesse. Toetuse eesmärk ongi siis suurendada jalgsi ja jalgrattaga ja abivahenditega liikujate osakaalu kasvu siis kohalikes omavalitsustes ja tagada siis nende ligipääs teenustele, sealhulgas ühistranspordile, töökohtadele ja kõigele. Toetuse suurus on siis kas 50 000 kuni 500 eurot ühe projekti kohta ja kaetakse siis 40 kuni 70% abikõlblikest kuludest. Luunja vallavalitsuse tellimusel on siis koostatud Palmpro ja teede kavand OÜ poolt põhiprojekt Tartu Luunja vald Luppa Kabina Vanamõisa jalgrattatee jalgteehitusprojekti teise etapiga. Elluviimiseks siis taodeldakse eelpool siis meetmetest vahendeid. Rahastustaotlusele tuleb lisada ka kinnitus projekti omafinantseeringu olemasolu kohta, sealhulgas toetusest mitte hüvitavate kulude katmiseks, millega siis garanteeritakse omafinantseeringu olemasolu. Kogu taotluse teostatavate projektide maksumus on 1 465 900 eurot, millest omafinantseering on siis 500 000 eurot. Toetuse korral on see siis 965 900 eurot. Ja palumegi siis siinkohal Luunja vallavolikogul anda siis luba ja garanteerida Luunja valla 2027. aasta eelarvest omafinantseeringu tasumine sellesama projekti elluviimiseks summas 965 900 eurot. Sealhulgas siis mitte hüvitavate toetuste kulude katmine. Ja see on siis ette nähtud ka meie eelarvestrateegias.
samuti palume siis volikogult luba volitada vallavanemat või siis tema poolt volitatud isikut vajadusel allkirjastama garantiikirja. Aitäh. Aitäh. Majanduskomisjon arutas. Ja majanduseelarve komisjon arutas seda ja toetas projekti Kabinaküla valgustatud jalgratta ja jalgtee rajamine oma finantseeringu garanteerimist. Aitäh. Volikogu liikmete küsimusi? Ei ole? Mis teeme hääletuse ära? Hääletada. Kadi lahkusid nüüd. Ja Aarel praegu ei tule. Kõik oma hääl oli. Aare Andresson näitas ka üle. Okei, hästi. Ta on nüüd tööle saad siis. Väga hea. Kõik hääletanud, kes hääletamas on. Hääletuse. Poolt 16 volikogu liiget. Volikogu toetab garantii andmist. Ma finantseeringile. Aitäh. Aitäh valitsuse poolt. 7. päevapunkt on volikogu 31. märtsi 2013 määruse number 6 tunnistamine, et ettekandja Marko Jääd. Ja aitäh ja volikogu. Selle seosel, miks see on vaja praegu siia tuua ja kehtetuks tunnistada, kuna olime ju pikalt koostanud tunnustuse avaldamise korda ja selle tunnustuse avaldamise korra kohaselt kehtestab selle täpsema korra siis vallavalitsus. Aga mingil hetkel tuli mõte, et meil ei ole nagu mõtet hoida lahus tunnustust kultuuri- ja spordipreemiate puhul ja teiste asjade puhul, et mõistlik oleks teha üks määrus ja teha see siis vallavalitsuse määrusega. Aga kahjuks ei saa vallavalitsuse ennem siis seda määrust kehtestada, kui meil on volikogu enda määruse kehtetuks tunnistanud. Mul on siin kirjas, et see plaanis on ka eelnevalt esitada vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjonile, aga siin me arutasime, et selle esitaks ka veel hariduskomisjoni päevakorda ja sealt, kui tulevad ettepanekud, siis vaatame need ettepanekud üle ja siis on koheselt vallavalitsus valmis tunnustuse avaldamise korra määrusel kehtestama. Ja minu poolt praegu kõik, aitäh, teil on küsimusi. Sooviks üle täpsustada, millise otsusega on see delegeeritud vallavalitsuse pädevusse? Põhimäärusega. Põhimääruse paragrahv 7 lõike 4 kohaselt. Rohkem järgmised. Siis alustame hääletamist. On hääletus. Rain Reaaltööl. Tuli. Kõik käib peale Kadi hääletanud. Võtame hääletus. Ja poolt 16 volikogu liiget. Määrus kehtetuks tunnistatud. Aitäh. Kui esimees ma küsiks, kas me võiks teha väikese pausi? On see? 10 minutit. See ruum vajaks õhku minu meelest. Kõik vahetavad siin. Mul on endal kuskil kodus, siin ei ole üldse vaja, et peale ühe korra. Aga ma juba eelmine kord võtan pilgu peale sellele juhile, et saab seda tagada seda.
ma panen kirja kinni.
lükkamist tagasi. Okei, jätkame istungit 8. päevakorrapunktida. Luunja vallavolikogu alatiste komisjonide liikmetele kinnitamine. Ettekandja Kaimo Keer. Eelmise aasta 8. detsembri istungil kinnitati volikogus protokollilise otsusega komisjonide esimeeste poolt esitatud komisjonide liikmete nimekirjad. Nagu Luunja hooandjad õigesti on viidanud, tuleks see otsus ka hääletamisega kinnitada. Ehk siis täna siis teeme kõik. Esiteks ei toimunud otsustamist, see on esimene fakt, aga teiseks, et volikogus on valimislik Luunja hooandjate osakaal 41,2%, kuid alalistes komisjonides on meie esindatus 33,3%. Revisjoni komisjonis koguni 20%, mis ei taga demokraatliku esindatust ega opositsiooni rolli, eriti revisjoni komisjoni puhul. Õiguskantsler on juhtinud jätkuvalt toetan nende tähelepanu, et paragrahv 47 lõige 1.3 ei reguleeri üksnes komisjonide koosseisu proportsionaalsust, vaid komisjonide moodustamisega seotud menetlused peavad olema selgelt kooskõlas seaduse ja õigusaktidega. Ja vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 47 ja Luunja valla põhimääruses paragrahv 14 toodud põhjal peab komisjonide koosseisu kujundamisel arvestama erakondade valimisliitude esindajate osakaalu volikogus. 9-liikmelise komisjoni korral peab kuuluma proportsionaalsust arvestades valimisliit Luunja hooandjad, kellel on volikogu 7 mandaati, 4 kohta kõikidel 9-liikmelistest komisjonidest. Poliitiline hea tava eeldab revisjonikomisjoni juhtimist opositsiooni poolt. See tähendab, et revisjonikomisjoni koosseis koosneks valdavalt opositsiooni kuuluvast volikogu liikmetest. Vastasel korral ei täida komisjon tõhusalt oma moodustamise eesmärke ja seda ütleb ka Rahandusministeeriumi peab koostatud kohalike omavalitsuste järelevalve ja nõustamispraktikate ülevaade. Seega esitame valimisliit Luunja hooandjate poolt komisjonidesse järgmised liikmed. Majanduse eelarvekomisjon Küllo Väen, Lille Reissaar, Enn Poola ja Heiki Jaanuska. Planeeringu keskkonnakomisjon Rainer Leivik, Tanel Terepin, Margo Lempu ja Sten Sois. Sotsiaal- ja terviseedenduskomisjon Alla Vallades, Erika Lukas, Malle Karabelnik ja Marko Pärtel. Kultuuri- ja spordikomisjon Rait Taviste, Kadi Kalmus, Karl-Martin Vahe ja Eduard Parts. Haridus- ja noorsootöökomisjoni Aare Anderson, Niels Ratt, Pirjo Poll ja Olga Rossing. Revisjonikomisjoni Kaire Vahe ja Rainer Leidik ja Küllo Väen. Aitäh, see on meie ettepanek. Okei. Ettepanek. Okei. No ettepanek on siis, et me võime hääletada seda teist esimest varianti, mis nemad pakkusid ja siis see teine variant on, et me läheme edasi sellega, mis just protokollis on. Peame mõlemad hääletama. Ei, no ei pea põhimõtteliselt, kui üks läheb läbi, siis ei pea teist hääletama. Kas meil kõigepealt esitatud ettepanek on ja? Kas sa saad hääletada? Kuidas me saame seda praegust ettepanekut hääletusele panna läbi komisjoni? Või teeme? Jah, tegelikult me saame selle lisada muudatusettepaneku pealkiri. Ja me saame muudatusettepaneku panna siis hääletada. Ma panen see. Ja siin on muudatusettepanek Luunja hooandjate poolt esitatud nimekiri. Muudatusettepanek. Kas sul on see kirjalikult? Kuidas see siis kinnitada ainult hooandjate poolset nimekirja või? Ja teised nimed jäävad samaks kõik. Meie ei ole keegi teinud ühtegi ettepanekut ühtegi nime muuta. Kirjalikult ka. Siis on selle saate näiteks kohe alla 1-4. Ma võin kommenteerida, et siin on nimetatud revisjonikomisjoni puhul head tava. Head tavad tavaliselt toimivadki heade tavade ja heade kavatsuste juures. Antud juhul, kus hooandjate esinumbrile on esitatud siiski kahtlustus korruptsioonis ametiseisundi kuritarvitamise osas, ei saa olla kuidagi hea tava, et revisjonikomisjoni juhiks opositsioon. Seega see oli minu kommentaar sellele.
sellel ma kommenteeriks, et esitada revisjonikomisjoni esimeheks siis kandidaat, kes on ise isiklikult selle korruptsioonikahtlustuse saanud, ei ole kuidagimoodi hea tavaga kooskõlas. Esimeheks ju kedagi esitatud. Minu viga siis sellegipoolest komisjoni liikmeks samamoodi. lisada selle, et ei edesta. Ettepanekut hääletada. Sina pead praegu lisama. Ma panen lisamiseks või kuidas see õige on? Mis mõttes? Mille lisamiseks? Komisjoni liikmete. Vahendajate poolsete liikmete muutmine. Jah. Jah. Aga siis 4 praegu. Jah, väga nõus. Räägitame läbi. Seda vahet. Ja ma ja Ulvile vastu ütlen, et Eestis lähtutakse siiski süütuse presumptsioonist ehk siis, et näiteks hiljutine politseijuhtide juhtum, ta menetleti aastaid ja inimesed tühistati lõppkokkuvõttes mõisteti õigeks, kuna rikkumisi tuvastatud. Et antud juhul see väide ja näide ei ole kohane. Seniks, kuni ei ole õigeks mõistetud, ei ole eetiline pürgida lavadele. Hea tava osas. Ja et tänasel volikogu istungil puudub teil ainult lava. Ja ma olen siia sunniviisiliselt seda stand-upi kutsutud vaatama. Sa kordad seda juba mitmendat korda, et seda teist ja kolmandat. Minu arust on meil olemas ju juriidiline vastus, kuidas me saime toimida nii, nagu me oleme toiminud. Vastus ei päde, nii ei saanud toimida, sest et see on seaduse vastane. Sina ei ole jurist. Meil on siin jurist, kes eilne lektor ütles samamoodi, et ta ei ole jurist. Et ta lähtub koksist, aga on veel ka seadus, mis on tõlgendada. Täpselt samamoodi ütles eile meie lektor, et see on hea tava, et revisjonikomisjonid niimoodi moodustatakse. Nimelt, ongi hea tava. Aga ei saa olla hea tava, kui praegu opositsioonis olev valimisliit vajab ikkagi väga mitmetes tegevustes kontrolli, revisjoni kontrolli. Sai lisatud. Muudatusettepanek sai Pille poolt lisatud, nüüd me saame ilmselt seda hääletada. Siis esimene hääletus selle 8. päevakorrapunkti juures toimub Pärja Vahe poolt muudatusettepaneku üle. Et kas volikogu toetab Ruuni Hoonjate poolt on komisjoni liikmed need isikud, keda ta siin ette luges. Alustame palun hääletust. Siis ma igaks juht täpsustan, et me hääletame praegu seda muudatusettepanekut. Kõigepealt hääletame muudatusettepanekut ja pärast selle komisjonide. Seda on näha vist siit. See on olemas küll kuskil. Ja, on olemas, saad ka avada küll. Andeks on puudu. Aare, kas sa kuuled meid? Kas sa hääletad? Ja ma kuulen, aga mul kahjuks hetkel ei toimi. Kas oled nõus, et me lõpetame? Said hääletada? Ja, lõpuks sai.
Kadit ei ole, siis on kõik on hääletanud, kes on hääletamas. Lõpetame hääletuse. Muudatusettepaneku poolt on 6 liiget, vastu 10. Erapooletuid ei ole. Muudatusettepanek on tagasi lükatud. Aitäh. Teisena nüüd siis hääletame seda, kas kinnitada komisjonid nimekirjad selliselt, nagu nad olid esitatud 8. detsembril. Palun hääletelu. Nüüd on kõik 16 volikogu liiget hääle andnud. Lõpetame hääletus. Poolt on 10 volikogu liiget, vastu 6. Otsus vastu võetud. Aitäh. Päevakorra 9. punkt, vabandust. Luunja valla 2026. aasta eelarve esimene lugemine. Mille palun? Eks ma tahad, et ma midagi näitaksin. Ei taha, okei. Soov. Ma teen teile lühiülevaate. 2026. aasta eelarve kogumaht on 17,5 miljonit eurot. See on ligikaudu 15% suurem, kui oli eelmisel aastal. Kasv tuleneb eelkõige investeeringute mahu suurenemisest ning maksutulude kasvust. Põhitegevuse tulud kasvavad 3%, ulatudes 14,37 miljoni euroni. Suurima osa tuludest moodustavad üksikisiku tulumaks ja riiklikud toetused. Tulumaksu suuruseks on kavandatud eelarves 10,8 miljonit eurot. Ja kasvuks on kavandatud 6%. Tasandusfondi toetus on 258 000 ja see väheneb eelmise aastaga võrreldes 163 000 eurot. Toetusfondi mahuks on 2,3 miljonit. Sellest 2,18 miljonit on suunatud hariduskulude katmiseks. 74,5 000 sellel aastal kohalike teede hoiuks ja 45,1 000 sotsiaalvaldkonda erinevate toetuste ja teenuste maksmiseks ja osutamiseks. Tegevuse kuludeks on eelarves 13 miljonit eurot ja kasv võrreldes eelmise aastaga on 9% ja moodustab see siis 74% kogu eelarve mahust. Kulude kasv on peamiselt seotud personalikulude kasvuga ja teenuste kallinemisega. Suurendatud on sellel aastal 20 000 euro võrra reservfondi. Suurima osakaaluga valdkond on meil haridus, moodustades üle poole põhitegevuse kuludest. 2026. aastal on haridusvaldkonda kavandatud ligikaudu 8,4 miljonit eurot. Kulude kasvu mõjutavad õpetajate palgatõus, spetsialistide teenuste laiendamine ning koolieelsete lasteasutuste rühmade lisandumine. Riiklikud toetused katavad olulise osa kooliõpetajate tööjõukuludest. Panustab täiendavalt siis hariduskeskkonna kvaliteedi parandamisse, noorte huvitegevuse toetamiseks. Lisaks haridusele on siis olulised valdkonnad teised majandus, kultuur ja sport, sotsiaalvaldkond. Põhitegevuse tulem on positiivne 1,37 miljonit eurot. See loob investeerimisvõime ja aitab kaasa investeerimistegevuste negatiivse tulemi
katmiseks. Investeeringuteks on kavandatud kokku 3,2 miljonit eurot. Ja peamised investeeringud on seotud teede ja tänavate rekonstrueerimisega, kergliiklusteede arendamisega ning siis ka elukeskkonda parandavate projektidega. Olulisemad investeeringud hõlmavad projektitoetuste abil rajatavad valgustatud jalgratta ja jalgteed Lohva ja Veibri suunal ning Kaaretee tehnovõrkude renoveerimist. Investeeringute elluviimiseks on kavandatud sellel aastal ka uute laenukohustuste võtmine summas 1,62 miljonit eurot. Laenukohustusi makstakse tagasi sellel aastal 1,3 miljonit eurot. Ja valla netovõla koormus püsib lubatud piirides ehk on 57,1%. Ja laenuintresside tasumine, see on kajastatud põhitegevuse kuludes real üldvalitsemise valdkonna all. Ja 2026. aastal on laenuintress kavandatud 215 000 eurot tagasi maksta. Eelarve võimaldab reageerida muutuvatele oludele, sealhulgas reservfondi kasutusele võtmine, mis on sellel aastal 100 000 eurot. Ettepanek on saata eelarve eelnõu komisjonidest analüüsimiseks ja vajadusel esitada omapoolsed muudatusettepanekud kuupäeva lepinguks. Ja muutmise ettepanekutele tuleb siis kindlasti, kui on tegemist kulude suurendamisega või tulude vähendamisega, lisada kindlasti ka katteallikad. Eelarve menetlemise käigus vallavalitsusega volikogu ei pea arvestama neid ettepanekuid, mis suurendavad kulusid, aga millel ei ole näidatud katteallikad. Ülevaate poolest on kõik. Kas on küsimusi volikogu liikmed? Millele? Millised on need suuremad muudatused, mis on tehtud võrreldes esialgse eelarvega? Esimene lugemine, et ega me ei olegi arutanud seda esimest versiooni. See, mis esitati volikogule. See saadetud esimesest, jah, võrreldes sellega, mis olekski hästi. Nii tulude poole pealt on vähenenud tasandusfond üle 70 000. Toetusfond suurenes 16 000. Põhivara soetust on suurendatud nii tulu kui kulu poole pealt 500 000. See puudutab kergliiklusteede toetuse lisandumist eelarveste toetuse osa. Nii tulu kui kulu. On täpsustunud likviidsete varade summa aasta alguse järgiga. Kulude poole pealt
suuremaks summaks veel on eelarvest on välja jäetud Luunja noortekeskuse renoveerimine. Seal oli investeeringuks kavandatud meil 250 000, mis sisaldas 80 000 ka toetuse summat. Aga meil ei ole ühestegi struktuurifondi taotlust esitatud hetkel, ehk siis meil ei ole ka teada, et me kusagilt saaksime see 80 000 toetust. Ja mõistlik oli see eelarvest välja võtta ja kindlasti kirjutatakse projekti meetmetesse erinevatesse, vaadatakse, otsitakse võimalus toetuse saamiseks Luunja noortekeskuse renoveerimiseks. Ja kui saadakse ja kui veel õnnestub saada sellel aastal, siis tuleme uuesti volikogu ette raha küsima selleks otstarbeks. Ja muudatusi on tehtud ka selliseid nagu üleminevad eelmisest aastast pooleli olevad projektid. Üks nendest on Kaare tee. Seal oli suur muudatus nii tulupoole peal kui kulupoole peal. On lõpetamata investeeringud eelmisel aastal. Täpselt samuti tuli ka üle, see on siis veetranspordi all kajastatud projekt, mis oli seotud kalastusplatvormiga 24 500. See on ka lõpetamata, see aasta kevadel lõpetatakse ja varustuses oli Kaare tee, noortekeskused, kui varem oli kulud kavandatud ainult Luunja noortekeskusele, siis nüüd on siia toodud ka Lohka noortekeskus, töötaja töötasu ja Kavastu noortekeskuse töötasu. Vahendid on võetud Lohka külaseltsilt noortekeskuse noorsootöötaja töötasu osas ja ümber tõstetud ka kultuurimaja alt siis noorsootöötajate töötasu. Veel küsimusi? Ja kaasav eelarve on 0. Kaasav eelarve ei ole 0, on 40 000, aga see kajastub maanteetranspordi all investeeringu komponendis. Kuna meil on teada võitnud projekt ja see puudutab kergliiklusteede projekteerimist, see on seal investeeringu projektis olemas. Tegevusala 0451. Aga kui ta on kaasav eelarve, miks ta seal real ei või olla, miks ta on ringi tõstetud? Ikkagi kaasav eelarve. Kaasavat eelarvet me oleme ikkagi püüdnud kajastada selles valdkonnas, mis on tegevuse sisu. Ja see on siin ka eraldi välja kirjutatud. 40 000. Näiteks võtta 2 uut ametnikku, milliste vahenditega kaetakse nende töötasud? Võrreldes eelmise esialgse eelarvega, et kus need vahendid on võetud? Meil on ka tulude osas ju muudatusi tehtud. Üks suurem muudatus on kas või raha jääk aasta alguseks on suurem.
likviidsete varade muutuse näol. noortekeskuse ruumid, ma saan aru, et kirjutatakse ikkagi need projektitaotlused ja et noortekeskusel on lootust, et nad saavad paremad tingimused, kus noorsootööteenust pakkuda. Loonjaamast keegi ütles. Et kas kirjutatakse siis erinevad projektitaotlused, et ära renoveerida väga kehvas olukorras ruumid, et täna need ruumid ei vasta tingimustele, et seal kvaliteetset noorsootööteenust pakkuda? Ja kindlasti sellega tegeletakse ja otsitakse võimalusi. Tõesti, eks kui selline mõni näide avaneb, kust meil on võimalus, siis me kindlasti paneme volikogu juurde ka lisaeelarvega ja palume selleks vahendeid. Kui neid vahendeid on vaja sellel aastal. Aitäh, vist on küsimust. Minul veel makske. Mitu protsenti kasvas valitavatele makstav siis palgafond või summa? Volikogu. Valitavatele, jah. Mälu järgi hetkel ümber 37. Summas on 25 000 koos maksudega. – 2024. aastal oli eelarve täitmine valitavatel circa 72 000. 2025. aastal oli 68 000. Ma ei ole vaadanud, ma ei tea peast, mis see tegelik täitmine oli. Miks 2025. aastal 68 000 oli, see sõltus sellest, et sai vaadatud eelmise aasta prognoositavat täitmist, aga paraku esitati meile alles aasta alguses eelmise aasta kohta veel rida protokolle, mis siis lõpuks suurendasid seda summat põhiselt täitmist. Et selle aasta summa võib ka suurem olla 68 000, aga samas ka ei pruugi, sest vahepeal oli, kuna volikogu sai alles detsembrist tööle, siis novembris meil kulusid volikogus ei olnud. Mõned kulud ikkagi olid, aga volikogu istungeid ei toimunud. Ja komisjonid ei käinud koos ka. Rahaline kulu oli kindlasti väiksem. Siin on õigem võrrelda siiski pigem 2024. aastaga, mitte 2025. aastaga. Seda protsenti. Ja sellel aastal on komisjone ka rohkem, kui oli varasemalt ja liikmetel seetõttu suurem. Ja arvestatud on, et komisjonid töötavad maksimaalselt kõik kuud. Aitäh! Sellega vist on siis esimene lugemine eelarvel lõppenud, suuname ka teisele lugemisele. Ja paranduste esitamise tähtaeg võiks olla 11. veebruar. Kõik ettepanekud parandustesse, mis tulevad selle kuupäeva seisul hiljemalt, siis võetakse menetlusse. Võetakse menetlusse. Nii, aitäh ja päevakorra viimane punkt on meil infopunkt. Püüan siis selle jaanuarikuu hästi kiiresti kokkuvõttes saab otsa või meil ukse lahti teha. Valitsuse tasandil üsna selline tavapärane kulu.
kõik valdkonnad oma valdkondades siis vajalik seal eelkõige siis igasugused sellised kohtumised erinevate allasutustega, siis põhjusel on samamoodi sellel kuul olnud hästi pildis, olen siis jõudnud külastada meie siis erinevaid hallatavaid asutusi, lasteaedasid, kooliga hästi tihe koostöö täna ja olen siis püüdnud jõuda ka maksimaalselt olulistesse külakeskustesse. Et spordikoolne samamoodi, mina kui üle jõe tulija, et siis kõik need sellised olulised objektid täna meie jaoks olen siis valdavalt siis ikkagi läbi käia. No kindlasti on palju veel kohti, mida siis külastada. Muidugi prioriteet sellel kuul on olnud eelarve, sellega seoses siis väga palju kohtumisi ja läbirääkimisi ka eelarve, või ütleme siis ka valitsuse tasandil, kuhu me siis oleme palunud enda siis eelarve rida võib-olla siis seitama allatavate asutuste juhte. Ja nagu ma ütlesin, et kool on olnud hästi fookuses, kõik te kindlasti olete kuulnud, et koolis siis uue juhiga võib-olla siis ise elamine on natukene keerukas ja mõnede siis osapoolte ettepanekul siis sellised erinevad kohtumised on toimunud nii siis kooli juhtkonnaga kui ka siis õpetajate poolse siis esindajaga ja sellised kohtumised ju siis veel praegu jätkuvad. Et vaatame, kuidas me selle kooli sisekliima siis saame selliseks, et kõigil oleks seal tore töötada. See on olnud üks selline selle kuu siis märksõna minu jaoks. Hästi palju oleme tegelenud siis selle reovee murega Tuubilis, et püüame siis seal leida lahendust koostöös Tartu veevärgiga, et oleme kohtunud juba nendega ka mitmel korral. Vaatame otsa eelnevale auditile, mis seal tehtud on, et me tahaksime jõuda selle tegevusega siis sinnani, et Tartu veevärk need trassid üle võtaks, et vald ei ole vee-ettevõtja, aga oleneb, kui meil õnnestub nüüd taodelda võib-olla siis selleks parendamiseks ja veevärgile üleandmiseks ka KIK-ist toetust, siis võib juhtuda see moment, et vald ka mingi hetke on tõesti see vee-võtja või vee-ettevõtja, sest sellisel viisil on KIK-i toetus protsent kõrgem. Aga igapäevaselt ja aktiivselt me sellega tegeleme, nii et see siis ka teile teadmiseks. Siis kriisiteemad on olnud ka laua peal, et sellise strateegilise plaani, kuhu me siis enda kriisi ja valmisolekuga tahame jõuda, saime siis kenasti enda kriisispetsialistiga paika pandud. Vahepeal käib külas meil ka Rally Estonia, kes siis tahaks tulla siis nii-öelda meie inimestele ka lähemale. Nad küll kasutavad täna täpselt neid samu teid, mida nad plaanivad kasutada ka selle aasta suvel ja selles osas midagi ei muutu, aga meil on siis antud võimalus panna siis enda selline fännitsooni ülesse. Me saame kaasata oma inimesi, oma ettevõtjaid, kõik, kes tahavad seal pildis olla, need nüüd seal pildis olla ka saavad. Et ma arvan, et see on selline tore võimalik meie inimestele ja meie ettevõtetele. Siis hästi palju on olnud laual kergliikluste teemasid, eriti siis maade kasutusõigusega seoses. Isiklikke kasutusõigusi palju, aga siis lõpu osas ka tuleb hästi palju neid sundvalduste seadmisi, neid erinevatel põhjustel. Mõnel puhul on inimesed ise selleks soovi avaldanud, teisel puhul lihtsalt ei ole alla mõistes mõistlikku kokkulepet võimalik saavutada ja ainuke viis, kuidas me saame edasi liikuda ja me tahame ju sellega edasi liikuda, on siis sundvalduste seadmine. Võib tulla sealt vaidlusi, täna me seda prognoosida ei oska, kui tuleb, siis tuleb, eks siis vaidleme, sest avalik huvi, need mis juba on. Et avalik huvi selle koha peal on väga-väga suur. Ja planeeringu teemal samamoodi, osad olid siis täna teil siin laua peal ja valmistame ette siis ka järgmisi teemasi, siis üle valla vahepeal on ka käinud selline prügiveo küsimused, et nendega siis ka spetsialistid tegelevad ja püüame siis seal ka lahendusi leida. Siis vahepeal enne jõule ju tuli ka lumi maha, siis korraks nagu ikka tekib selline siis hästi suuresti kõrge ootus, et me jõuaksime hästi kiiresti igale poole. Et püüdsime siis inimeste soovidele vastu tulla nii palju kui võimalik, et see lumi lihtsalt, et uisk, see
kestis üsna pikka aega, et lihtsalt tuisuga välja, ma saan aru, et seda vist on selgitatud ka, aga tuisuga traktorid üldjuhul välja ei lähe, oodatakse seda lõppu, noh, tehti sel korral ka vahelükkamisi, sest seda lõppu ei paistnud mitte kuskil. Ja inimesed, kellel siis oli mure, siis said pöörduda ka meie varahalduse sihtasutusse ja eeldan, et saadi sealt ka kenasti abi. Mulle helistati vist ainult üks kord kogu siis perioodi jooksul, et inimesed on hästi teadlikud, kust nad abi saavad, need pöördumised siis läksid varahaldusesse. Aga eelarve on üks oluline teema meie laual ja sellega me siis saame tegeleda, kui tulevad ka muudatus ja parandusettepanekud. Ja siis on vist kokkuvõttev, ma arvan, et hästi kiire aeg. On kellelgi veel tagada volikogu? Ei ole. See on meil veel määrata järgmise istungi aeg, see võiks olla neljapäeval, viimasel neljapäeval järgmisel kuul ehk siis 26. veebruar. Täpsustub vastavalt tekkiva päevakorra pikkus. Tänades kõik, aitäh ja nägemiseni.